sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saate vaatajad! Kaua oodatud juunikuu ongi käes ning koos suve algusega tekib rohkem tahtmist nautida elurõõme. Just sellises meeleolus möödub ka meie tänane saade. Täis inspiratsiooni, häid emotsioone ja uusi avastusi. Suvesündmused ja koolilõpetamised on tõesti nüüd vaid ainult loetud nädalate pärast. Liisi, sina kui Eesti üks andekamaid disainereid ja stiliste, millised on aga sinu selle aasta ehtelemmikud? Selle aasta mood ja ehtetrendid tegelikult lubavad hästi palju põnevaid lahendusi ja minu enda isiklikult väga suure südamevallutajad on siis olnud sellised nagu skulpturaalsed metallik ehted. Nad on julged, nad on sellised statement piece'id, mida sa paned endale külge. Mina ise näiteks juba kannan siin Sigrid Kuuse kõrvarõngaid. Ja kui me liigume nüüd edasi siiapoole, siis tooksingi kohe välja näiteks hästi kõva süke trend on tegelikult siis näiteks sellise vormiga ehted, nagu siin on brändil Sif. Miksitakse siis selliseid säravaid kive ja siis selliseid metallikpindu koos, et siin on näiteks samal brändil Sif Jacobsil näha, kuidas siis sa tegelikult võid täitsa nagu kihitada, et sa näiteks kannad 3 erineva pikkusega kaelakeed ja miksitki need kokku oma vahel, et sul on need sädelevad kivid ja siis sul on need orgaanilised asümmeetrilised pinnad. Siis näiteks siin Goldtime'i koostöös Laureniga tulid välja sellised põnevad jälle näha natukene orgaanilise mõjuga, isegi nagu mingid maha pressitud vetikad või nagu mingisugune kuskilt merepõhjast tulnud tegelased, et seda on hästi palju näha. Siin on Flame, kellel on siis ka, et ta natukene selle juba nagu kisub õie poole, aga ta on ikkagi selline nagu põnev ja skulpturaalne oma olemuselt. Ja siin on meil Sifilt üks põnev ka pikem kett, mis on näha ka nagu hästi trendikas, et võib-olla, et see just on mingit põnevat uut teemat ketimaailma, et ta ei ole nagu ketilülidest koosnev, vaid et ta on selline nagu, kuidas ma ütleksin, siis triibuline või nagu põnevama uss ja mustriga. Millised on selle aasta ehtemoe kõige trendikamad värvid ja vormid? Ehtemood on praegu ülimalt põnev ja ma võin teile öelda, et kõik, kes te olete nüüd tükk aega kandnud monokroomseid halle ja beeže ja sinna pannud juurde selliseid puhtaid lihtsaid ehteid, mida me võib-olla natukene enne avasime, siis praegu on täiega teema, on värvid, kõik võimalikud ilusad pastellid, roosad, sellised lavendlitooni, kevade kuulutajad, helesinised, aga flora ja fauna ehk siis taimemotiivid, loomamotiivid, kõik võimalikud sellised põnevad vormid loodusest, võimalikult lahedad tegelased ja nad on siis kombineeritud väga eriliste isenditega. Et siin on meil näiteks selline kiilikene, mis lendab ja rääkides siis õite teemadest, mis on tõesti igavikuline. Kui nüüd siia sukelduda lähemale, siis näitaksin ka võib-olla minu jaoks selliseid põnevamaid tegelasi. Väga trendikad on kõik võimalikud aircraftid ja täpselt jälle see, et mängida erinevate suurustega, et sul on näiteks pisemad kõrvarõngad ja suurem kaelakehe või siis just vastupidi, et sul on hästi suured võimsad kõrvarõngad ja sa kombineerid sinna selliseid õhemaid, peenemaid kette kokku. Ja kelle jaoks see suund on võib-olla natukene liiga selline poeetiline, romantiline, siis tegelikult on näiteks ka Toomas Saabo, kus siis on sellised piprasemad, teralisemad, tahutud, tugevama karakteriga, rokkilikumad ehted, mida kindlasti tasuks vaadata. Kõikidele, kellel on elus praegu midagi väärttähistamist, näiteks lõpetajad, siis Goldtime'il on -30% suurepärane soodustus saadaval. Nii et kasutage võimalust ja ilusat suve teile! Suvekuudel tahab ju iga naine olla iseenda parim versioon ning selleks oleme tulnud Blisse ilu- ja tervisekeskusesse. Krislin, räägi, millega te siin igapäevaselt tegelete? Nii nagu juba me olime 17 aastat Kehastuudione Eesti naiste ilusaks ja terveks tegija, oleme muutunud meil Blisse ilu- ja tervisekeskuseks just selle tõttu, et me aitame nüüd terveks ja saledaks.
mida me siin teeme, on täpsemalt, me aitame naistel tulla teadlikuks just oma kehast, aluselisusest ja põletikust kehas, sest selle tõttu töötavad meie juures kõik kehahooldused oluliselt paremini, et me teame, kuidas keha töötab ja me aitame oma kliendid sinna. Stella, sina kui Blisse püsiklient, jaga palun meiega oma kogemust. Ma olen käinud siin väga-väga pikalt, saanud erinevaid kehaga seotud hooldusi ja minu jaoks on see eelkõige selline tervisetoode ja samal ajal seda, ütleme, järjepidevust ma võrdleks teatavas mõttes keeleõppega, et kui sa võtad ainult 3 tundi, siis ei jää väga palju külge, aga kui sa käid püsivalt, siis ta ongi sellise hea tervise alus ja samuti vahel on vaja selline efektsem välja näha ja saada kiiremat tulemust, eriti pärast sellist talve, kus ei saa tõukerattaga sõita ja väljas mõnusalt jalutada ja aega veeta, siis nagu tõepoolest ta annab sellise mõnusa salenemise, aga tegelikult ka see sisemine kergus, mis tuleb, annab sulle ka energiat, et trenne teha ja nii edasi nagu mõnusalt edasi liuelda läbi elu. Ja eile me tegime selle superhoolduse ja see oli nagu täielik selline kevadpuhastus kehale. Aga mida te siis Stellaga tegite, et need tulemused on nii muljetavaldavad? Ma tulin pallilt Eestisse ja ma ütlesin talle, Stella, sa oled küll 2 aastat siin käinud, aga luba, ma teen sulle päriselt kõige paremad tulemused. Ma õpetasin teda 7 päeva, kuidas saab kehast nõrgapõletiku ära. Ta jõi võluvett, ta jõi võlujooki ja ta vaatas, mida ta sööb ja millal ta sööb. Ning peale seda tuli ta siis siia kohale ja me tegime läbi 4-tunnise superhoolduse, tähendab Express Slimming. Me tegime talle 3 rasvatöötlusprotseduuri, kõige tugevamat maailmas, madalasageduslik laser, mis on meil ainsana 940 Newton-meetrit, on 2 korda tõhusam kui mujal. Ainuüksi selle protseduuriga läks meil 7 sentimeetrit. Teiseks tegime me kurikuulsat kavitatsiooni, mis on meie juures ka 80 kilohertsi, ka topelt tõhusam ja tegime terve kõhupiirkonna ja saime juurde veel 3 sentimeetrit. Ja selle järgselt tegime me krüolüpolüüsi, me külmutasime siis samamoodi kõhupiirkonnast veel, sest me targetisime kõhupiirkonda ja lõpetasime kurikuulsa ka LPG massaažiga, mis on maailma parim lümfidrenaaž ja see kõik kokku 4 tunniga 13 senti nabapiirkonnast, aga see on ainult võimeline tänu meie teadlikkusele nõrgast põletikust ja kuidas seda kehast eemaldada, sest vastasel juhul, kui ta seda ei teaks, läheks tal poole vähem. Saavutamaks terve ja särav näonahk olen veendumusel, et selleks tuleks kasutada teadlaste poolt loodud nahahooldussarja. Evelin, Paboril on käimas juubeliaasta. Kuidas Pabori pere seda tähistab? Ja see aasta on tõesti selline suursündmus, et nimelt möödub siis 70 aastat sellest hetkest, kui teadlane, nahahoolduse teadlane, biokeemik Dr. Michal Pabor lõi enda nimelise tippteadusel baasneva siis nahahooldussarja Pabor. Ja meil on selline imeline juubelikomplekt loodud, kuhu sisse on pandud täiuslik nahahoolduse rutiin, mis koosneb meie absoluutsetest lemmiktoodetest, et nahapuhastust, hüdrofiilne nahapuhastusõli koos aktivaatoriga, 7 päevaks meie tõeliselt legendaarsed iluampullid ja meie maailma kõige populaarsem näokreem, Collagen Booster Dr. Pabori kollektsioonist, siis soodustab kollageni tootmist, on väga tõhus vananemise ennetaja ja niisutaja. Aga UV ulatub nüüd juba ju 5-6-ni. Milliste toodetega soovitad sina oma nahka siis kaitsta? Jah, tegelikult päikest me armastame kõik, aga päiksel on tõepoolest ka sellised kahjuks, eriti nahale ka siis mitte väga head mõjud. Uuenes meie päiksekaitsesari Solar Defense Dr. Pabor nüüdsest saadaval ja tutvustame seda sellises imelises komplektis, kus on sees 3 toodet, et SPF 50 kaitsega hästi mõnusa õrna, kerge tekstuuriga, aga samas väga tõhus näokreem. Ja sinna juurde 3 rahustavat iluampulli, mis on ideaalselt pärast päikest kasutamiseks ja ka päiksejärgne toode nii näole kui kehale. Ja tooks välja, et selles uues päiksekaitse kollektsioonis on jällegi maksimaalne teadus siis tagamaks parimat toimet, et lisatud on provitamiin D näiteks juurde, mis soodustab D-vitamiini sünteesi ja lisaks
ka ferüülhappe, mis on ülitugev antioksüdant, et jällegi tegeleb sellega, et päikse kahjulikku mõju leevendada, samas saame ilusti pruuniks ja võtame ära kõik siis selle kahjulikku mõju. See roheline kotike, et see on meie Dr. Babor Microbiomic sarjast, et nimi Microbiomic, see viitab siis sellele, et tegeleme naha mikrobiomiga, see on komplekt, mis sobib igas vanuses. Ta on sära ja niisutust andev ja hoiab meie naha pindmise kihi mikrobiomi siis ideaalses tasakaalus. Et sellest, kui hea tervise juures on meie naha mikrobioom, sõltub tegelikult kogu naha tervis. Ja mida ta sisaldab, sellist terves koguses siis näokreemi, mis tagab niisutuse ja sära. Sinna juurde näomask rohelise saviga, mida võib kasutada nii näopuhastustootena kui ka siis selliseks paar korda nädalas maskitamiseks ja sinna juurde meie imeline silmakreem. Igas vanuses inimesele suviseks hoolduseks super ja lisaväärtus seisneb selles, et maksate vaid kreemi eest ja kõik muu on kingituseks. Tore uudis on see, et kõik need komplektid, mis on niigi super pakkumise ja hea hinnaga, aga ka kogu meie valik babortallinn.ee kodulehel on Babor ilunädala raames -20% soodsamalt, kasuta koodi ILU20. Järgnevalt sukeldume loodusest inspireeritud ja hingega loodud ehete maailma. Merili, kuidas ehted aitavad sinu hinnangul inimese karakterit esile tuua? No tegelikult ehted aitavad väga-väga palju, et näiteks kui sa riietusega oled pigem minimalistlik ja ei julge nii ennast eksponeerida, siis just ehted on need, millega sa saad enda karakterit näidata, millega sa saad näidata, kes sa tegelikult oled, kui unikaalne sa oled, kui särav isiksus sa oled või siis ka vastupidi, et julgust just nagu miksida omavahel ehted, et panna kokku näiteks kuldsed ja hõbedad, et siin on nagu fantaasia on ainult piiriks. Ja kust sa aga inspiratsiooni ammutad? Baimer juba nimest võib järeldada, et see on seotud esiteks minu nimega, kuna ma olen Merili, ja teiseks see tuleb merest. Ehk et siis minu suurim inspiratsiooniallikas on loodus, et kõik minu ja Baimeri loodud ehete mustrid, tekstuurid on inspireerunud loodusest. Näiteks tuula poolt joonistatud mustrid liivale, siis see, kui vihmapiisk langeb veekogusse, kõik see nõnda nimetatud sillerdus, mis sinna ümber tekib ja samamoodi ka puuokstelt võetud tekstuurid. Kõige tähtsam on ju Baimeri ehete puhul rabakivi ja see on ju iseenesest juba loodusest tulnud miljoneid aastaid vana kaunis element, mida ära kasutada. Tänapäeva noortel on järjest olulisem teadlik tarbimine ja jätkusuutlikkus. Kuidas aga Baimer brändis väljendub? Mina oma loominguga ega tootmisega ei koormaks seda maailma, kuna minu jaoks on loodus lihtsalt nii oluline ja kõik meie väärismetallid on ümber töödeldud, kivid ma korjan isiklikult ise, mitte midagi ei kaevandata. Näiteks meie ehtekarbid on ümber töödeldud tekstiilidest tehtud ja ka kõik BOS materjalid, kaardid on ümber töödeldud paber. Ma ei tahtnud teha lihtsalt ühte jätkusuutlikku brändi, vaid et see bränd on väga luksuslik, aga mõtleb ka loodusele. Mul on Imearmas stuudio, kus me täna filmime, et see on Põhjala tehases, lisaks on muidugi veebipood, et sealt on kõige lihtsam tellida ja ka Tallinn Design House'is on minu ehted olemas. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Kunst on kõige mõjuvam detail, mis annab kodule iseloomu ja täiesti uue energia. Hans, räägime alustuseks, mis asi on üldse Hush sisustusgalerii? No Hush sisustusgalerii on Eesti esimene sisustusgalerii, mis tähendab seda, et kõik tööd on valitud selle järgi, et nad oleksid visuaalselt hästi efektsed ja nad oleksid suured ja et kui sa nüüd seinale vaatad, tuled see tuppa sisse, et siis ta oleks tõeline kapau. Ja see galerii on showroom tüüpi, mis tähendab siis seda, et inimesed saavad näha, millised näevad maalid päriselt seinal välja, et mitte
tavagalerii kunstvalguses. Ja ma isiklikult usun, et kunst peaks olema mitte keeruline ja mitte liiga kallis, vaid kättesaadav, ehk et need kõik maalid on sellise Eesti keskmise disain diivani hinnaga, et alates 700 eurost kuni umbes 2000-ni, aga selle eest sa saad ikkagi sellise showpiece'i, et kõigil kukub suu lahti. Siinsed maalid tõesti mõjuvad väga-väga võimsalt, aga kus need pärinevad ja mille järgi valite oma kollektsioonid? Enamus neist pärinevad Palilt, ma olen seal ise pikalt elanud, et Pali kunstnikel on hästi hea tehniline tase ja nad on hästi fantaasiarikkad, et neil on sellist nagu kirevust ja elu, et võib-olla mida siit aknast välja vaadates on vähe. Ja ma olen nad ise enamuses valinud, siin on erinevad stiilid, on art deco'd, on abstraktsed, on küberpunki, mis mulle isiklikult hästi meeldib, ehk et on valitud niimoodi, et ta sobiks erinevatesse kodudesse. Aga need 2 põhikriteeriumi on see, et kõik oleks esteetiliselt hästi ilus ja et nad oleksid suured ja võimsad ja sellised muljetavaldavad. Kui kiiresti aga maali koju seinale saab viia? No tegelikult valikus on üle 60 maali ja kui tahta, siis saab juba täna õhtuks, et kuller toob selle kohale ja nende ülespanekuga on ka lihtne, et nendel on väga head kinnitused seal taga küljes. Ma natuke näitan sulle, et maalid on siin kõik ainulaadsed erakordsed, ehk et sa võid päris kindel olla, et üheski teises kodus midagi sellist ei ole. Et kui enamus maale tulevad Palilt, siis siin on ka natuke Eesti kunsti, et näiteks siin on 2 tööd on Eesti räpparilt Pluto, et kes tegelikult maalis need Palil valmis ja üks Pluto töö just hiljuti jõudis ka uude koju. Siin galeriis on ka väga eriilmelised lühtrid. Mis on aga nende lugu? Ja siin on lühter tiiva, mis on tehtud 200 kõige parema kvaliteediga jaanaline sulest. Et see on Eestis tegelikult käsitööna kunstniku poolt tehtud ainult selle galerii jaoks ja neid kuskil mujal ei ole. Ja kui sa õhtul ta põlema paned, et siis ta on tõesti nagu eksootiline pilveke, et mõjub superefektselt. Kui keegi soovib nüüd oma kodule anda täiesti uue ilme, siis kuidas huvilised teid leiavad? Hash Gallery asub Viimsis Haavnemes, et siin Haavneme ranna kõrval. Me oleme lahti ka siis, kui inimestele sobib, ehk et tasub natuke ette teatada ja näiteks õhtul või nädalavahetusel sobib väga hästi. Meil on siin showroomis üleval umbes 30 tööd, aga koduleheküljel on neid kohe olemas palju rohkem. Ja koduleht on siis hashgallery.ee ja meil on ka hooaja vaatajatele väike kingitus, et koodiga hash on kõik tööd 20% soodsamad. Me jätkame eelmises saates alustatud teemaga naispsühhopaatidest ja minu vestluskaaslane on Ülli Kukumägi. Mis on aga see peamine kahju, mida siis naispsühhopaadid oma ohvritele teevad? No seal on üldisemalt võiks öelda, et nii mees kui naispsühhopaadid. Et see 3 nükest põhilist aspekti, millest 2 on kõige olulisemad, on just see, et nad panevad esiteks kahtlema meid reaalsuses, ehk siis sündmused, mis toimuvad, hämatakse niimoodi ära, et me nagu hakkame mõtlema, et kas minuga on midagi valesti. Teine asi on see, et nad hakkavad muutma, kui te olete nendega pikemas kokkupuutus, meie identiteeti. Ehk siis me kujundame seda identiteeti hästi palju läbi teiste arvamuse meist. Aga miks see hakkab määrama, on see just, et ta määrab seda, et kas ma usun endasse või mitte. Ja kui ma nüüd arvan, eks ole, et ma ei ole midagi väärt, ma ei suuda mitte midagi, sa oled üldse ainult tänu sellele midagi väärt, et sina üldse minu kõrval oled, eks ju, siis ongi see, et ohver saabki aru, et temast nagu ei sõltu enam mitte midagi. Ja see abituse tunne kogu aeg, mis seal kaasas käib, see on nagu hästi palju, et miks nad jäävad ka sinna kinni, lisaks sellele samale Ameerika mägedele, et vahepeal tulevad lubadused, eks ole, et kõik on nagu hästi, ma olen nagu süüdi selles, tuha pähe raputamine ja siis järgmisel hetkel pannakse jälle mingisugune sulle paika. Ja võt see on jah, just see, et kõige tugevamaid tavaliselt tõmbabki see sama süütunne, sest manipulatsioon, nagu ma ütlesin, eks süütunne, kaastunne, ohutunne, need on nagu 3 nükest alustasa. Ja see süütunne ongi, et kui ma nüüd olen tugev tegija, ükskõik spordis, töös, mis iganes, sest nad alati ju neid tõmbab sinna tugevate poole, siis see, eks ole, et ma põhjustan oma tegevusega või tegematusega teistele kahju, see on nagu see. Ja nüüd see hakkab seda ohvrit kandma hästi palju, et võt, kui ma teen niimoodi, võt, mis siis juhtub minu lähedaste inimestega, kes on mulle olulised, eks. Ja muidugi
peamine on see, et nad võtavad meie elust aega, see on kõige hullem. Ehk siis see ei ole ainult see aeg, kui sa siis nii-öelda suhtled temaga, vaid see on aeg, millal sa mõtled temaga. Ja seal on oma nii-öelda neurofüsioloogilised põhjused, sest et tavaliselt see atakk on ootamatu, mis ongi see, et miks sa jääd sinna kinni, see on ebaõiglane tavaliselt see süüdistus, aju hakkab ajama lahendus, mis. Mis on aga see kahju, mida siis psühhopaadid ise endale tekitavad? Ise endale? Nad jäävad alati üksi. Ja võt see ongi nagu see. Ja nad tõmbavad tavaliselt, nad lähevad nagu niivõrd jultunuks, et nad ise tõmbavad ennast rattasse. Isegi siis, kui ta mängib seda pseudo-ohvrit. Ja siis see tuleb, hakkab välja tulema. Ja seal on inimesed, ei taha nendega asju ajada, lisaks kogu mäng käib ju ainult temale heaolu suunas, mitte teiste suunas, eks ju. Aga inimene ei ole niimoodi ehitatud. Inimene on, kui mina teen sulle midagi head, sa tahad mulle midagi vastu teha. Et mitte, et sa ei pea. Aga nendelt see puutub ja nüüd kui kogu aeg käib ühte sellesse, siis see on lisaks muidugi see pinge, mis on nendega koos suheldes, on kogu aeg hästi väsitav ja võt see hakkab nagu tervisele pikemas perspektiivis kogu aeg. Aga minule tekkis ikkagi see üks ja ainus küsimus, et kas on siis seda võimalik ravida või see on täiesti lootusetu? No, võt selles suhtes teadus on nii-öelda nagu kahe vahel, sest osad ütlevad, see on kaasasündinud, osad ütlevad, et see on keskkonnamõju. No, eks meil on alati igasugused, nii-öelda osa on kaasasündinud, osa on keskkonnamõju, aga näiteks tüdrukute puhul ja see keskkond, kus ta üles kasvab, see mängib suuremat rolli kui meeste puhul. Aga no ikkagi küsimus on, ma arvan selles, et empaatia, kas sul see on või ei ole, kui sul see võime puudub, ehk siis see peegelneuronsüsteem ja teised ajupiirkonnad ei funktsioneeri normaalselt, siis see hakkab määrama kogu meie käitumise. Et sa ei saa teisi üle lasta, kui sa oled empaatiline. Aitäh, Ülli, selle väga silmi avava vestluse eest. Aga palun, alati on rõõm enda teadmisi jagada. Üha enam avastatakse inimestel erinevaid toidutalumatusi, kuid mitte ainult. See on ka sage probleem lemmikloomade seas. Elo, millised on peamised märgid lemmiku toidutalumatusest, millele omanik võiks tähelepanu pöörata? Üha enam, kui kliendid tulevad mulle poodi ja hakkavad rääkima, et koeral näiteks on pidevalt kõrvapõletik, raputab pead, ei luba pai teha või siis lakub ennast käppade vahelt ja käppavahed on punased või siis ta sügab ennast. Need on nagu sellised esimesed väga selged märgid. Lisaks sellele võib ka olla see, et on kõht lahti ja ütleme gaasiprobleemid. Jällegi taaskord sa saad aru, et midagi on toidus, mis talle ikkagi ei meeldi ja ka karvkate näitab tegelikult selgelt ära, et kas see toit annab talle kõike vajalikku või mitte. Mida aga tuleks teha, kui on nüüd täiesti selge, et koeral ongi toidutalumatus? Kui omanik saab aru, et ikkagi kuskil on mingisugune aga, et midagi tuleks tõenäoliselt muuta, siis tuleb hakata tegema välistamisdieeti. See tähendab seda, et sa pead võtma kätte ja selle toidu, mida sa talle annad, viima väga väikese nomenklatuuri peale, sellepärast, et siis sa saad hakata testima, et kui ma talle annan näiteks seda, kas siis sümptomid lähevad hullemaks või vähemaks. Ja kui niimoodi välistada, siis me jõuame nagu mingisuguste tulemusteni. Kuigi loomaarstid soovitavad tihti, et võta tavalisi toiduaineid, aga kui ikkagi sa oled harjunud andma koerale kuivtoitu, siis üheks variandiks on Just 6 kuivtoit. Räägi nüüd palun lähemalt, mida Just 6 kuivtoit sisaldab? Just 6 toit on ülilihtsa koostisega, ta on nagu kaste ja kartul inimestele. Seal on ainult 6 koostisosa, seal on lihakomponent, seal on kartul, bataat, hernes, lõheõli. Ja nüüd tänu sellele, et seal on neid elemente nii vähe, siis on loomaomanikul väga lihtne aru saada, et kui ta seda toitu annab, kui see sobib, siis see tähendab, et kõik need elemendid sobivad ja ta saab hakata selle peale seda ülejäänud dieeti üles ehitama. Kui ta aga avastab näiteks, et ta annab lambaga Just 6 ja see ei sobi mingil põhjusel, siis võib-olla tuleb välja, et lammas ei sobigi sellele koerale. Ja see annab selle välistamise jaoks nagu väga hea aluse. Kus saavad huvilised Just 6 kuivtoiduga tutvuda ja endale sobiva valida? Just 6 on võimalik osta kas Kuressaarest meie esinduspoest Auriga keskusest, meie veebipoest nelikappa.ee ja lisaks sellele, et kõigil oleks lihtsam ära proovida see, siis nüüd kuni 14. juunini ostes ükskõik millist toodet on -15%, kui ostukorvis lisada kupongikood hooaeg15.
loodame, et tänane saade tõi teie päeva killukese suvist meeleolu ja ehk avastasite enda jaoks midagi uut. Nautige neid pikki valgeid õhtuid ja jäädvustage hetki, millel on ka aastaid hiljem soe tagasi mõelda. Meie aga kohtume nagu ikka juba järgmisel laupäeval. Gold Time, sinu aeg särada.